Oled kuulamas podcasti Katus sõidab. Uurime, kuhu ja miks ta sõidab ning leiame tööriistad, mis päriselt toimivad. Tere! Mina viin täna läbi podcasti, mina Kaisa ja mul on täna külas Ragna. Mul on nii hea meel, et sa leidsid aega, et minuga vestlema tulla. Et kas oleksid nii hea ja tutvustaksid ennast? Olen Ragna, olen täna Kaisa külaline. Mina olen osteopaat ja tegelen inimestega, nende teele aitamisega, ärakuulamisega ja umbes aasta olen ka tuula. Saadan rasedusi, kui palutakse ja olen toeks sünnitusel. Iseenesest minu põhitööks on Osteopaatia Akadeemia õppekorraldus. Selle juures olen ka õpetaja. Kõikidele kursustele loen pediaatriat, viseraali ja psühhosomaatikat. Nii paljude asjadega tegeled. Pikk elu on juba elatud, midagi on nagu sinna veimevakka kogutud ja ma arvan, et nüüd ongi aeg jagada neile, kes vastu võtavad, nendele, kellele huvitav oled ja siis jõuabki tegeleda. Ja. Aga ütle, mis siin ennast kõige rohkem kõnetab? Kool, alati kool. Kool, õpilased, õpetamine, inimeste saatmine nende oma teerajal. See on päriselt minu. Ma ei tea, mis osa see minus on, mis tuulana tahab tööd teha. Seda tööd nii palju minul ei ole, aga ta on olemas ja valitud lapsi ma aitan ilmale. See on kindlasti sekundaarne. Kool on primaarne. Selge. Aga kas sa seletaksid inimestele, kes see osteopaat üldse on? See ongi üks keeruline küsimus. Sellepärast, et osteopaat kui selline ei ole üheselt mõistetav ja meil on 10 osteopaate Eestis, võiks 100 olla, aga on 10 täna ja mitte keegi ei ole samasugune. Nad on sarnased, aga nad ei ole üks ja sama. Ei ole nii, et mul on täiesti ükskõik, kas ma lähen Marika või Jaanika juurde. Mis on vahe? Nad on kõik lõpetanud baasõppe. Nad õpivad nagu peale baasõpet, käivad täiendkursustel ja sealt lähevad juba erinevused. Keegi paneb rõhku psühhosomaatikale, keegi pediaatriale, keegi struktuurile, keegi viseraal ehk siseorganitele. Sealt juba muutavad erinevaks. Aga kõige alguse erinevus on ka siia kooli. Ütleme nii, et mul on 2 õpilast läbi 10 aasta, kes on peale gümnaasiumit tulnud. Enamus on 35+. Ehk siis nendel on juba oma tööriistakott olemas. Nad on kindlasti midagi õppinud, kes on meditsiinist läbi tulnud, kes on siin veterinaarid, kes on psühhiaatrid, kes on hambaarstid. Kõik see teeb erinevaks ja me ei saagi täpselt öelda. Osteopaat on selline, astub 5 sammu otse ja 3 paremale ainult. Selliselt ei ole olemas. See kõik sõltub sellest, milline teekond on läbitud ja kuidas baasõpet edasi arendatakse. Aga et mingi pilt ette saaks, siis kes on osteopaat? Ta töötab inimese anatoomia peal. Anatoomia peab väga tugev olema ja koolis me õpime päris palju. Ja osteopaat töötab inimese 5 eri tasandil. Need ei ole tšakrad ja need ei ole need, mis väljaspool keha on. See on nahk, vedelikud, fastsed, lihased ja luustik. Anatoomiline.
ma ei saa nüüd öelda, et osteopaat ei tea punktidest, meridiaanidest midagi. Mõni teab, sest mõni on läbinud Hiina meditsiini, mõni on Tiibeti meditsiini ja jõudnud siia, aga me töötame anatoomial. Aga kuidas see välja näeb, et kas ma saan õigesti aru, et sa võtad inimesi vastu, et keegi tuleb mingi tervisemurega, võtad vastu, et kuidas see seanss välja näeb? Mis seal tehakse? Esimene seanss näeb kindlasti sedasi välja, et võetakse anamnees ehk kuulatakse inimese lood ära. Mis ta ise arvab, miks tal on need valud või kõrvalekalded või mis iganes tal ei ole. Proovime analüüsida, kus juur on, juurpõhjuseni jõuda. Ja siis ma kuulan kätega ja teen füüsilisi manuaalseid tehnikaid. Enamalt jaolt on nad pehmed. Vahel trusting, kui inimene lubab, patsient lubab. Vahel on mõned kergelt valusad, aga me üldiselt ei ületa valu piiri ja kui inimene ütleb, et ma ei kannata valu, ma ei taha valu, siis seda ei ole. Et sellega alati arvestame. Et kui osteopaat teeb haiget, siis julgen kahelda, et päriselt ta ei ole osteopaat. Ta ei ole litsenseeritud osteopaat, on 3 päeva kursuse osteopaat, sest Eesti turg on täis igasugu osteopaate. Meil antakse mõnes koolis ka 3 päeva eest diplom, aga Eestis on vastu võetud Euroopale vastav standard 4800 tundi, et sa saaks baashariduse. Tahakski inimestele südamele panna, et küsige oma osteopaadilt, palju ta koolis on üldse käinud. Kas ta on litsenseeritud osteopaat? No see on oluline, sellepärast, et ma arvan, et igale inimesele on mõistetav, et 3 päevaga sa ei saa isegi mitte sarnaseid teadmisi, mida sa 3 aastaga korjad. Jaa, absoluutselt. Ja miks 3 aastat, miks aastaid? Küsimus ongi palpatsioonis, tundlikkuse kasvamises, käte oskuses õigeid asju tunda seal anatoomias. 3 päevaga sa ei õpi seda. Sa õpid tehnikaid, aga millele, kuidas, millal? See jääb õhku. Aga kas sa seletaksid veel täielikule võhikule? Mis see siis? Oletame, et klient tulebki, mis tänapäeval on need põhiprobleemid? Äkki ütleksid sina, et mis on see põhiasi, millega tullakse kõige rohkem, kõige sagedasem mure? No nii füüsiliste kui vaimsetega, aga inimesed on väsinud, pinges, ülekoormatud, neil on tassid täis, nii öelda. Ehk siis infotulv on kogu energia ära võtnud. See on kõige tavalisem. Ja miks infotulv saab energia ära võtta, sellepärast, et inimestel on väga palju traumasid, psüühilisi ja füüsilisi. Need talletuvad kehas, need talletuvad fastsias ehk lihaskiles. Kõik meie psüühilised ja füüsilised traumad jäävad teadmata kohtadesse kinni. Teadus ei ole sealmaal, et kui ma siin solvan, siis ma täpselt tean, kas jääb vasaku või parema käe fastsiasse kinni. Ei tea, ta ladestub, kuhu ladestub, eks. Osteopaadid lasevad neid lahti, vabastavad, puhastavad sidekude fastsiat. See on juba üks olulisi asju infotulvas, mida inimesed käivad osteopaatide käest küsimas. Ja kuna ma olen tuula, siis käib mul ka väikseid beebisid, sünnitraumasid, kehva raseduse tagajärjel mingite dysfunktsioonidega beebisid. Need kõik, beebisid on kõige lihtsam aidata, sest nad on nii elastsed, nii värsked, alles tulnud siia maailma ja kerge on neid nagu normaalsusesse või tasakaalu viia. Ja emasid samamoodi peale sünnitusi. Miks on peale sünnitust oluline tulla osteopaadi juurde? Ämmaemandat ja haiglas ei räägita seda, et ära tõuse järsult püsti, ära mine jooksma, sellepärast, et
kõik need siseorganid, mis on raseduse ajal emaka suurenemise tõttu ülesse tulnud, kui sa järsku tõused, nad kukuvad sinna, kus nad kukuvad. Ptoosid on hästi tihedad ehk allavajed, organite põimumised ja igasugused visceraalsed hädad ja meil on ju valge liin ehk aort keset ütleme kõhtu. Kui see saab nihutatud, siis on emadel, vanarahvas ütleb, piim peas ja psüühika häiritud. Aga tegelikult on see füüsiliselt parandatav. See on kui põnev. Ja no emad, beebid käivad ja minul ka hästi palju ikkagi neid, kellel on vaimselt keeruline olla. Aga kuidas... Ma ei ütle, et neid lihtne aidata on, aga neid saab aidata. Vahel on pikk teekond. Inimesed käivad neid, sest nad saavad abi ja kergendust. Aga kuidas emad oskavad oma beebidega tulla? Kuidas nad selle peale üldse tulevad, et beebil võiks midagi viga olla? Kui beebi ei võta rinda, ta ei haaku, ta ei söö, kui beebi nutab lihtsalt, päevad kööd, ta ei jää magama, ikka otsivad abi. Ma ütlen, Tallinnas päris paljud ämmakad saadavad, tuulad saadavad, imetamisnõustajad saadavad ostepaadi juurde. Teadlikkus on juba päris palju tõusnud tegelikult, et ja meil on Elis Liivrand ja Katariina Ilsen, kes on puhtalt beebidega ainult töötavadki, sest neid jagub. Jah, see on... Perearstid küll vähe ja võib-olla teadlikkusele on suur, mis beebidel ka, kui nädal aega ei ole beebi kakanud, see on probleem. Me kuuleme siin järjest, mõni perearst ütleb, et pole hullu, et seal rinnapiimast ei olegi midagi seedida. Miks siis mõnel on ja mõnel ei ole? Kui enamus beebidel on seedida ja nad peavad päevas kord kakama, siis miks mõni nädalad ei pea kakama? Peab kakama. Seedehäired on ka. Seedehäired tulevadki ema ärevusest ja sellistest probleemidest, et ostepaat saab aidata ja alati ei ole nii, et kui ema tuleb oma seal 3 kuuse, 4 kuuse, 6 kuusega, siis on vastuvõtt ka emale, sest nad on üks ja sama väli. Ja vahel on nii, et laps on väga ärev. Ta kohe ei taha, et keegi võõras puudutab, siis saab läbi ema last aidata. Vahel võib nii olla, et me lihtsalt ei puutugi, aga ta on ruumis. Ta peab olema seal samas väljas, aga läbi ema saab last aidata. Emaga tulek on hästi oluline. Isad, vanaemad võivad olla, aga ema peab olema. Absoluutselt, jaa. Ema ja beebi on nagu üks. Absoluutselt. Aga kas ma saan siis õigesti aru, et sa põhimõtteliselt aitad inimesi läbi käte? Jah. Ja... Sõrmedel on sõilmad. Aga oletame, et tulebki beebi, kes näiteks ei võta rinda, no tuleb ema beebiga. Kui mitu seanssi tavaliselt käiakse? 1-3. Nii ruttu saab korda? Jah. Super. Ja kui kaua üks seanss kestab? Beebidel on kuni 20 minutit. Aga kui ma võtan ka ema vastu, siis see on tund. Aega panen tunni jagu. Ma ei tea kunagi, palju on emaga vaja tegeleda. Beebidel on lühikesed, nad lihtsalt ei ole vastuvõtlikud, nad ei nõustu, et neid sunnitakse mingite tehnikatega arenema ja midagi vastu võtma. Aga keskeltläbi on 20 minutit kuni tund. Aga kui me siin juba räägime emadest, et läheks sellise teema juurde, nagu tänapäeval naistel on väga palju neid igasugused probleeme, naiste probleeme. Need bakteriaalsed vaginoosid ja mis need on, pärmseened ja et kas sellel on ka mingi põhjus, et miks need tulevad? Ikka on. Mis seal tavaliselt seal taga on? Miks selline asi tekib?
suguelu on tasakaalustamata ja seal on nõudmised, mis ei vasta võimalustele. Mis see tähendab? Igalühel on ju oma lugu, aga laias laastus on see, et oodatakse seksuaalsusest, voodielust seda, mida ta ei saa kätte. Ehk siis emotsionaalsed vajadused on rahuldamata. Võib-olla pole neid ka sõnadesse pandud, me ei tea ju. Tuleb hakata järjest neid kohti vaatama. Mis siis on rahuldamata või mis siis intiimelus häirib nii, et sa lood endale haiguse, mis lubab vältida seksuaalelu. Väga põnev. No seda ümmarguselt sulle rääkides, sest igalühel on oma lugu. Ma ei saa öelda, et kõigil on täpselt ühesugune, et kriipsutage see idee oma peast ära ja siis saate terveks. Nii lihtne ei ole. Et siis nüüd ma hakkan juba rohkem mõistma, et tullakse ja siis sa hakkadki nii-öelda erinevaid nurgataguseid vaatama. Lahti arutama. Jah, et kus küsimustega ja küsimustega, algoritmidega ja et psühhosomaatikasse minna, meil on omad protokollid ehk biodekadeerimise protokollid, et protokoll ongi kindlas reas küsimustik, et ta ei kõlaks nagu trahvikviitung. Nii, sa mainisid seda sõna biodekodeerimine. Mis see tähendab? Minu jaoks tähendab see seda, et ma olen lõpetanud Christian Flechi prantsuse biodekadeerimise kooli ja see on haiguste vaimsed põhjused ja nende juureni jõudmine ja protokolli ehk siis algoritmiga lahendamine. Selle taga on laias laastus uskumus, et isegi bakterid ja infektsioonid me oma mõttemaailmaga tõmbame endale ligi, et nad aitaks meil ellu jääda. Haigus ei ole kunagi karistusega halb otsus, vaid alati võimalus jätta see keha võimalikult pikaks ajaks ellu. See on küll väga huvitav vaatenurk. Selline mul on see vaatenurk lihtsalt. Issand, mul tuleb kohe, tahaks küsida, et nii, oletame, et võtame kohe niisuguse väga karmi, et kui inimesel tekib vähk, kuidas saab olla see haigus tulla, et sind hoida elus võimalikult kaua? Ta saadab su teekonnale, kus sa saad areneda. Sina asi, kas sa lähed või lähe. Kas sa mürgitad ja hakkad vähki tapma või lähed ise arenema? Nii lihtne see ongi. Ja ma arvan, et sa tead paljusid lugusid, kus on vähist välja tuldud, et see ei ole surmav haigus, aga see on persooni otsus. Millise tee valid? Kas annad alla ja mõtled, et nüüd paneme selle elu kokku ja lähme ära või siis ooted, aga mis ta paneb mind tegema? Kuhu ta paneb mind liikuma? Mis me sellega teeme nüüd? Ma ei saa suga praegu peeneks minna iga organi koha peal, närvisüsteemis, venooses ja arteriaalses süsteemis. Kui on vähk, siis tal on oma kindel põhjus. Vaatan põhjust ja vaatan, mis sellega teha annab. See ei välista, et sa ei või tablette võtta, et sa ei või keemiat teha. Kui tahad 2 rada käia, võib käia, aga me ei tea tulemust siis. Siis ei tea tulemust? Okay. Kas keegi on sinu juures niimoodi käinud, et ta läheb mõlemat rada? Ja ikka on. Okay. Mina ei välista, ma ei ütle kunagi, et ära võta neid tablette, ära mine sinna, ära tee seda. Ja, on. Ja meie enda biodekadeerimise õpetaja Sofi Farafel on ka läbi käinud rinnavähi teekonna. Täna on rinnavähist tal 20 aastat möödas. Aga samamoodi, ta alguses oli skeptiline,
biodekadeerimise vastu ja võttis vastu ühe keemia, siis ta sai aru, ei, see ei ole minu rada, ma lahendan selle asja teistmoodi ära. Noh, siin on eredaid näiteid, on. Aga ütlen hästi kõva häälega välja. Kõige libedam jää on, kui sa tõstad näpud püsti ja ma võitsin vähi. See on esimene vastus, et sa oled nüüd kaotanud. Uhkeldada ei tohi. See ei ole võidujooks ega sulle pakuti rada, sa käisid ära, sa ei pea sellest endale medaleid rinda panema. See on kõige ohtlikum vähi puhul. Miks see on kõige ohtlikum vähi puhul? Sulle pakuti teerada, sa käisid seda, aga selle üle ei tohi uhkeldada. Vaata, eestlased ju ütlevad, uhkus ajab upakile. Jah. Vähk kohe näitab, mismoodi sa upakile kukud siis. Okay. Alati on võimalus teist korda käia ja veel paremini käia seda rada, aga minu soovitus on alati, ärge hakake hõiskama raamatuid, kirjutama raadiotes, rääkimas, kui tubli ja andekas te olite vähi vastu. See on ohtlik, aga võib. Aga võib. Kõike võib ise valida. Absoluutselt, elus on kõik mängud lubatud. Kui sa oled kindel, et sul läheb hästi. Jah. Ja miks tihti inimesed ikkagi valivad seda keemiat, on ju seal taga on see hirm, on ju, nagu sa ütlesid, et alguses see biodekodeerimise koha pealt võibki olla see, et sa oled skeptiline. Ja, et nagu... Tead, tegelikult on ka see, et meie ühiskonnas, muudes riikides ei tea, ma räägin ainult Eestist, arstid on jumalad. Ja kui jumal on rääkinud, siis teiste hääled on sosinad. Jah. Seni, kuni inimesed tõstavad arstiametit jumala seisusesse, on väga raske üldse terveneda. Sest jumalad on ravimite müügimehed. Kuidas pehmemalt öelda, ma ei tea. Aga nende elu käib läbi ravimite. Keeruline. Ma ei ütle, et nad on rumalad. Aga minu arust ei ole mitte üks teine inimene sinu elu ja sinu keha ekspert. Peab alati tunnetama ja mõtlema, kas see on minu jaoks või ei ole. Mis see minu kehas teeb? Ja see doktor ütles, et see teeb head, aga kui mul on ikka väga paha olla, kuidas ma tema head usun? Kas ta seletas selle lahti, millal see paha üle läheb? Ja miks mul on paha ja teistel ei ole paha? Ja kehad on erinevad. Vaata, kui isegi gripi ravitakse ühe sama ravimiga, mõni saab terveks, mõni surab ära, on ju. Sest kehad on erinevad. Me ei ole üks ja sama lugu. Sellepärast igaüks on enda keha ekspert ise. Iseenda jumal. See asub polikliinikus ega haiglas. Vaat, siit jõuame järgmise teemani. Et igaüks on enda keha ekspert, aga väga tihti, tänapäeval eriti, nagu sa alguses juba mainisid, on ju, et tohutu tempo on taga. Keegi ei ole nagu kontaktis enda keha isegi. Isegi kui sul on see peavalu igapäevaselt, see lõpuks on nagu sinu elu igapäeva normaalsus. Mingi pinge peavalu lasta siis olla, sa ei pane seda tähelegi. Jooksed edasi igaks just, jooksu. Sa elad oma ja jooksed veel kiiremini, et ei tunneks ka, eks ju. Just, võtad neid tablette, mitte tunda, seljavalud, igasugused asjad, ja inimesed ei ole üldse kontaktis enda kehaga. Et kas, kuidas ma seda nüüd küsin, mida kuulajatele öelda, et kuidas paremini enda kehaga kontakti saada või kuidas üldse hakata märkama ennast või mis su keha nagu päriselt öelda tahab? See on ka ju individuaalne ja igale kehal on erinev, aga kõige lihtsam viis on hommikul, kui sa ärkad, paned 2 jalga maha voodi ääre pealt ja kas on minutigi
tunnetad enda keha ja mõtled, mida sa sellelt päevalt ootad. Tuled enda teljele ja siis tõused ja teed oma hommikutoimetusi. Ja õhtul ennem kui magama lähed, 1 minut, 60 sekundit, võtad päeva kokku. Mis see sulle andis? Said sa kellelegi head teha? Said sa haiget? Veel parem, lased päeva pinged maha, läbi jalataldade maa sisse ja siis lähed unele ja puhkama. 2 minutit päevas iseendale on juba päris hästi. Aga kas sa arvad, et see toimib ka siis, kui inimene ei ole endaga, kuidas ma ütlen, et ei olegi, tal ei ole seda kontakti enda kehaga, et ta nagu proovib, aga ta nagu ei mõistagi, et mis see tähendab, et ma nüüd tunnen oma keha? Natuke aega tahab, harjutamist tahab. Kindlasti plaksust ei käi see. Kannatlikkust, harjutamist. Ja kui sa üldse ei ole veendunud, et kas sa oled sina, kes seal keha sees on ja kas sa üldse oled keha sees, no külasta ostepaati. Jah, just. Nii, ma nüüd korra jälle hüppan tagasi tegelikult. Ennem ma tahtsin öelda selle vähi teema peale veel seda, et tead, ma olen rääkinud ühe arstiga kunagi, kui ma haiglas olin. Seal öeldigi mulle lihtsalt nii hea lause, see pani mind nii mõtlema, kuidas tegelikult inimese aju on nii võimas, sa suudad ise ennast haigeks mõelda ja terveks mõelda. Sellepärast, et seal öeldagi, et on inimesi, kes tulevad sinna haiglasse, öeldakse, arst ütleb, sul ei ole enam palju jäänud, kõik. Jumal on kõnelenud. Jah, aga see inimene otsustab, ei. Jah, sest sa ei ole Jumal, ta otsustab. Ja ma ise otsustan, kuhu ma lähen. Ja see on inimese otsus. Ja see ütleski, et ta tõusebki püsti. Ta saabki terveks. Aga on inimesed, kes tulevad, võib-olla tal ei olegi väga häda, aga ta mõtleb lihtsalt selle nii hulluks, et surebki ära. Mina kasutaks sõna, ta võtab vastutuse ja ta ei võta vastutust enda keha eest. Jah, see on väga hea. Ma annan vastutuse sellele arstile ja las ta tegeleb, ta teab, ta tunneb seda vähki on minu keha sees. Ja ta võib vähki tunda, ta võib väga hea arst olla, aga ta ei tunne sind. Ta ei ole sinu elu ekspert. Kohtumise ajad ja kohtumisvälde on nii väike, et persoonana ta ei tunne sind. Ja ta ei saa ette näha, mida sa selle oma diagnoosiga teed. Ja mõnele inimesele on arsti väide, sul on vähk, täiesti surmav. Ta kuulebki, et osta kirst selle asemel, et sul on probleem, hakka lahendama. Ta jätab selle lõigu vahele ja saab aru, et tuleb kirstu ostma minna. Tegelikult ju ei ole nii. Ja see ongi persona enda otsus. Võtan vastutuse, ma hakkan sellega nüüd tegelema. Või annan vastutuse ära, las ta tegeleb. Yeah. Sealt see hakkab kõik. Absoluutselt. Sa saad lihtsalt ise mõelda. Otsuseid teha. Jah, absoluutselt. See on nii kuidagi automaatne, kuidas need reageeringud on. Mäletan, ma just hiljuti lugesin ühte head raamatut Magusvalu. Seal oli toodud ka selline näide, et kui inimene läheb metsa näiteks, ja ta tunneb, et ta jala pihta tuleb midagi ja siis ta mõtleb oma peas, et see oli puuoks, aga tegelikult see oli mürgimadu. Aga temaga ei juhtu midagi, sellepärast, et... Sest temal ei olnud mürgimadu. Just. Aga kui... Temal oli puuoks kõik. Absoluutselt. Ja läheb keegi teine metsa ja tuleb see puuoks ja ta mõtleb, et see on see mürgimadu ja kukub pikali. Jah. Sest et ta mõtles nii. Ei, see on tema otsus, et see on mürgimadu. Jah. Absoluutselt. Sest me elame hästi suures illusioonide maailmas ja aju ei teegi eriti vahet, et kas me oleme filmi vaadanud või see on meie läbi elatud emotsioon. Sama on ka puuoksaga. Kui ma arvasin, et see ei ole mürgimadu, see oli puuoks ja ma ei tegele sellega.
siis ta ei saa mu kehas mõju avaldada. Sest ma otsustasin, et see oli puuoks. Otsused. Sama on ka vähiga, et otsus, ma hakkan sellega tegelema ja vaatan, mis see mulle öelda tahab. Ma ei ütle, et nüüd tormaka ostepaadi juurde, et need lahendavad kõik. Ei, igale inimesel on oma teerada. Võib-olla talle on Tiibeti meditsiin hea, siis on natuke nõelu veel hea, siis ta peaks hingama, et mingid nurgatagused. Mine teekonnale. Vali oma teekond. Jaa, see sõbranne Mari ütleb, et torma sinna. See on Marile, see ei ole sulle. Otsi enda teekonda. Igal juhul on diagnoos saatekiri teekonnale. Midagi oled sa maha maganud. See ei ole halb ega hea. Sa oled vahepeal uinunud olnud. Mine nüüd teekonnale. Kannatasid midagi ära, hästi. Sul on viimane minut, arst ütles, et katsu nüüd sellest asjast lahti saada, tegeleda. See ei ole saatekiri kalmistule, vaid saatekiri teekonnale. Kas siis võib öelda, et mingid haigused või valud või tulevad inimese ellu selleks, et sind justkui üles äratada? Absoluutselt üles äratada ja suunata sinna, kus sa oma hinge teekonnal pead minema. Mõned aastad võid vastu võidelda ja valutada, aga varem või hiljem pead sa sinna minema. Aga kas siin on niimoodi, et kui inimene, kas on üldse sinu juurde tuldud niimoodi, et tulebki, ütleb, et nii, tee mind korda? Ikka on. Mul on isegi selliseid seltsimehi on, kes paneb kella laual, sul on 45 minutit mind korda teha. Just. Et kui ta ise nagu seda samamoodi, et ta paneb jälle vastutuse sulle, kas on võimalik siis, et saab korda? Ei ole, on ju? Ma ei võta seda vastutust. Minule võõrast vastutust peale panna on üsna keeruline. Ja kui nii otsa tulla, siis ma otsa ütlen, et ei võta seda vastutust, mängi mujal. Korda saab igaüks ainult ennast ise teha. Mina võin aidata. Ma võin suunda näidata või öelda, et keegi teine näitab, sest ma ei oska. Aga mul on ka tunne, võta mu haigus endale. Ei, aitäh, ma toodan neid ise. Ma saan endaga ise hakkama, et ei võta midagi ära. Päriselt, ärge loodke, siis ei ole vaja tulla. Mulle midagi maha ei müü. Sest päris palju on inimesi, kes ei taha seda vastutust võtta. Kõik teised on süüdi ja palun tehke korda. Jah, või ma hakkan siis tervenema, kui mees arenema hakkab. No ei hakka. Ta ei saa ju hakata, sest sa ei tegele endaga. Just. Ise endale otsa vaadata. Ei taha. See ei ole alati kõige meeldivam. Aga elu on näidanud, et varem või hiljem nad ikkagi hakkavad, et aastad 10 punnivad vastaga enda elu ajast, nii et võiks varem. Võiks jalad kõhu alt välja ajada ja midagi ette võtta, aga kui ei saa, vaim valmis ei ole ja siis ei saanud. Küsiks veel sellist asja, et kui inimene tuleb näiteks migreeniga, mis seal taga võib olla? Migreeni on juba, ütleme, arstid liigitavad 5 eriliiki, ostepaadid 7 eriliiki. Seal on mitu eri suunda. Peavalu iseenesest globaalses mõttes on vastuolu. Kuskil on mindud iseendaga vastuollu. Migreenidest pooled on intiimsuhete, intiimelu vastuolud. Lihtsalt tuleb minna küsimustega ja vaadata, millisesse 7 sahtlist see sobitub ja siis lahendama hakata. Ma toon ühe näite äkki. See võib pärast välja lõigata, kui tahad. Naisterahvas vanus 30+, tuli migreeniga ja migreenid on seotud päevadega. Ehk siis, kui päevad on hakanud, tavaliselt 2. või 3. päeval tabab migreen. Meil läks päris mitu vastu võtta, et aru saada, kus on tekkinud, kus on selle juur.
ja väga imeliku põhjuseni jõudsime. Tema esimene vahekord oli päevadega. Ja see noormees ütles talle, et sa oled kole, rõve ja verine. Ta võttis seda hinge ja tal oli tükk aega üldse vahekordadega probleem. Aga see jättis jälje migreenina. Kui me selleni jõudsime ja ära lahendasime selle, andsime vabaks, et tegelikult see ei mõjuta 30 pluss naisena siin täitsa poogen, mis sul seal 17 juhtus ju. Ja üleüldse, mis sa sellest noormehest täna arvad, sa ei tea tast mitte midagi ja lubad mõjutada oma elu, on ju. Sellest päevast on tal kõik migreenid kadunud. Ehk siis lahendus. Ahaa, sina mõjutasid mu elu, aga ma ei luba seda. Aitäh, et õpetasid ja teekonnale saatsid. Üks näide migreenidest. Ja vahel võib olla migreen ka sooritusest, ehk siis ma ei ole piisavalt hea, kui mulle on mingid nõudmised, mida ma arvan, et ma ei suuda täita. Ehk illusoorsed, siis tekib migreen. Aga nendel on oma algus kuskil. Oma alanduse algus. Migreeni taga on, kõigil juhtul on mingi alandus. Ja see kordub ja kordub. See kuni sa näpu peale ei saa. Tablettidega ainult. Ei siis sa peidad ära, siis ta ei sega, eks ju. Aga sa ei lahenda. Täpselt, see ei ole lahendus, see ei ole ravi. Väga huvitav. Ja see on ka see, et miks tavaliselt peale menopausi migreenid kõigil järgi jäävad. Intiimsuse vaevused ja ideed annavad kõik järgi ju. Siis annavad igast solvumised ja alandused ka järgi. See on sedasi globaalses mõttes. Need kõik lähevad palju peenemaks, aga et mingitki aimu saada, kuidas me loome endale neid. Jah. Mõtlen, proovin praegu mõelda veel midagi, mis on siuke sage probleem inimestel, mis tuleb. Refluks, maahaavad. Praeguses Tallinna elus. See on nii sage. Sest alateadlikult inimesed elavad sõjahirmus. Ja refluks iseenesest on irratsionaalne hirm. Mis see tähendab? See ei ole sinu päris elu hirm. Päris elu hirm, et see võib olla, et homme ma ei saa leiba osta, sest mul on ainult 1 euro. Või siis, kui ma vales kohas lähen üle auto teed, siis ma võin auto alla jääda. See on ratsionaalne hirm, sest sa käitud valesti, sa lähed ise olukorda. See on normaalne hirm. Irratsionaalne on see meedia tekitatud. Me omavahel räägimegi, et need refluks ja maahaavad on meediahaigus. Mis ka telekas välja, saad terveks. Nii lihtne ongi. Kas sellega olekski nii lihtne? Päriselt. Kui sa hirmu ei tooda, siis sul ei ole ja annab järgi ükskord. Kui sa toodad ja tablette võtad, kuidas ta järgi annab siis? Kust otsast? Suur vaim on palud, et teleka ära lõhuks või? No ei ole ju nii. Ja siis mulle tuli veel selline mõte pähe, et ma olen kuulnud väga palju seda, et laste haigused ei ole kunagi laste haigused. Oled sa nõus sellega? Päriselt ei ole, 100% ei ole, sellepärast, et see jaotub ka päris mitmeks osaks. Ma hakkaks päris algusest pihta. Meil on aeg läbi või? Ei ole. Räägi. Hakkame sellest pihta, et kui laps hakkab ema kõhus arenema, siis see on mitmed uskumused, ka ostepaatidele õpetatakse seda, mina ka räägin seda. 7. raseduskuu
kõik, mis toimub emaga, on lapse juhitud. Laps loob oma karmat 7. raseduskuul. Seal ei ole emaga midagi pistmist. Ta on lapse tööriist. Ja siis, kuidas sa vedad oma 7. elukuud ja mis siis toimub, siis võid juba selle järgi vaadata, milline laps tuleb, et mida ta hakkab korraldama selles elus. Kas sa tooksid mõne näite? Proovi midagi sellist hästi inimlikku. Hästi, mulle tuli ema, laps oli 9-kuune juba sündinud, aga ta oli sünnitraumaga ehk siis deformeerunud koljuga. Aga oma 9. kuul oli ta nibin-nabin arengustaadiumis, et kui 6-kuuselt hakatakse istuma, siis tema hakkas 7,5 istuma, nibin-nabin sedasi. Arenguga nagu ei olnud hullu, aga pea oli siuke, kujust ära, kole. Mõtlesin päris tükk aega. Iseenesest väga tervislikult käituv ja mõistlik ema ja kus see tuli selline? Meil läks mitu vastuvõttu, kuni emale tuli meelde, et 7. raseduskuul oli tal 2 hüsteeriaaugu, kus ta ütles, et ta ei tea, millest ta närvi läks, aga terve auto sisemuse kolkis katki ja kõik lahtised need kangasjad rebis ära ja ta ütles, et ta ei tea, millest see tuli. Ta oli 7 kuud rase ja märatses autos. Ja teine märatsemishoog oli tal vannitoas 7. raseduskuul, kus ta kõik riiulid maha tõmbas. Ta ütles, et ta ei ole vägivaldne ja ta ei ole märatseja tüüp, ei enne ega peale seda olnud. Aga 2 rabelemist, ehk siis ta kahjustas kõhtu siis. Võib järeldada, et laps lõi enda trauma ise. Ostepaatilisel vastuvõtul ma hoidsin last, tegin kraniaalseid võtteid ja ema tuletas, ehk rääkis juba teist korda neid lugusid. Tead sa, et täna on selle lapse pea täitsa okidoki. Ehk siis normaliseerus. Ja tal ei ole arenguhäireid. Aga emal ei tulnudki meelde väga tükk aega, mis 7. kuul oli. Normaalne oli, täitsa normaalne oli. Sa ei saa olla normaalne, et see on lapse loodud. See ei olnud ema loodud, see on lapse loodud. Ja kui me sealt edasi lähme, siis invaliidid lapsed ei ole alati ema loodud. Päriselt ei ole. Nad on valinud selle tee. Aga nad on valinud ka selle ema, et temaga koos seda teekonda käia. Seda tuleb väga vaadata, mida ta 7. kuu tegi, mida ta sünnihetkel, kuidas ta tuli siia. Erinevaid aspekte tuleb vaadata, et mõista, kas see on ikkagi vanemate lugu. Aga kui mõelda... Ma ütlen protsentuaalselt võib-olla 5% tuleb oma looga, aga muidu vanemate lugu. Aga seda ei saa alati raiduda, et ema on süüdi. Nii ei tohi teha. Ei. Aga kui me toome mingid hästi lihtsad külmetushaigused, kui mõni laps ongi väiksaati pidevalt nohu, köha, ma ei tea, palavikud, see on pidev aastaid, et kust see tuleb või? Tuleb täpselt vaadata, milline on nohu, milline on köha. Nohu, kuidas vanemad ei lase kodus hingata, ruum ära võetakse. Köha, ma ei saa tähelepanu, ma pean köhima, et mind kuuldakse. Mu sõnadel ei ole väärtust, ma pean köhima, ma ei tohi lauseid öelda. Need on need lapsed, kellel võivad siis rääkida, kui kana pissib. Oled kuulnud? No olen. No, siis peab köhima ju. Okei, aga palavik? Jõud on otsas.
Tihti on vanemad tööhoolikud, kellel on pidevalt palavikus lapsed. Et nagu laps tekitab selle olukorra, et ema saaks kodus olla. Jah, puhata. Okay. Ja ma olen kuulnud neid lugusid, et kui vanemate vahel on mingid pinged ja võib-olla on mingi lahkumineku variant seal õhus, laps muidugi ei tea, kas on kõik alateadlik, on ju, ja tekitab siis mingi haiguse, et vanemad saaks kokku tulla. Jah. Lahkumineku haigused on kõik nahahaigused. Kui laps teab ette, vanemad veel ei riidle kakle, aga nahk on hõre, psoriaasid on erinevad nahahaigused, allergiad. Siis seal seisab lahutus püsti. Kas hakkate südamesse elama või ärge piinake lapsi ja minge laiali? Kõik naha peal väljenduv on lahutuse hirm. Ka sellise lahutuse hirm, kui laps lasteaeda viiakse, lahutatakse emast. Alati ei ole, et ema ja isa lahutavad. Laps rebitakse ära perekonnast. Vähemalt mõni laps võtab vastu on ju, aga mõni laps tunneb, et kui ema emaldub, siis on tükk küljest ära on ju. See on kõik sõltub sellest, mismoodi ema seletab seda. Kuidas on selgitatud. Ja kui ta tunneb, et see ära rebitakse, siis on erinevad nahahaigused tulevad. Ja kui kõik seletamata jäetakse, tõugatakse, see on psoriaas. Nii põnev on sinuga vestelda lihtsalt. Väga huvitav. Nii, mul tuli Sest tegelikult avalikkusele ju ei räägita. Kõik need haiguste vaimsed põhjused on kloostrite ja kirikute teadmised. Ma arvan, et kõik inimesed teavad, et kirikutes käidi pihil. Kirikuisad lugesid läbi haiguste, mis inimene on siukene, kas ta on reetur või saab tast elulooma või asja või vanal ajal 100 aastaid tagasi olid need teadmised kirikute käes. Oota, mina ei saa näpuga näidata, aga sedagi on räägitud kuluaarides, et Luule Viilma on kirikutest oma teadmised pihta pannud, et tal on ka väga kõvad teadmised haiguste vaimsetest põhjustest ja tema põhiravim oli andestus ja palveks. Aga kui sa oled alandatud, siis rohkem andestada selle koha peal enam ei saa. See ei aita sind välja. Aga uus saksa meditsiin, Hammer, Flesch, mõned eurooplased veel on hästi suure panuse pannud kloostri algsetele teadmistele ja arendanud välja, kuidas ka aidata sõnaliselt ja ümber mõtestada oma uskumusi ja põhiliselt ikkagi uskumusi või valet rada, millega sa lood haigusi, et mõned on väga lihtsalt. Minu jaoks on nii äge, et maailm areneb sinna, et ei olegi ainult teatud meeste käes kogu teadmised ja siis nad vaatavad, ahaa, sa oled nüüd selline, sul on see haigus, jah. Ja mina isiklikult tahaks, et arstid ka teaksid ja ma juba mõnda arsti olen kohanud ka, kes saab aru haiguste vaimsetest põhjustest ja mul isegi mõned patsiendid on tulnud, et arst käskis oma uskumused ümber mõelda. Kae nüüd. Issand, kui tore, ma olen ka seda kuulnud, et ikkagi see tegelikult areng liigub. Jaa, vaikselt liigub. Absoluutselt liigub, see on nii äge minu arust. Jaa, on. Just, et tahaks, et lõpuks ikkagi jõuame sinna, et ei tegeleta ainult selle peitmisega ja katmisega ja tagajärgedega on ju. Sest minu pilgu läbi, kui ma praegu inimkonda vaatan ja eestlastest ikkagi räägin, ma teistest ei tea rääkida. See, mismoodi peidetakse oma emotsioone ja läbielamisi ja
rahuldamata vajadusi antidepressantidega. Ma kohe huviga vaatan, kuhu me jõuame sellega. Sest antidepressante kirjutatakse väga kergekäeliselt välja ja tegelikult peidavad nad meie rahuldamata vajadusi. Ütle siis välja, mida sa tahad ja tee see asi ära, mis sa tablettidest sööd. Lihtne on. Ei saa. Kas sa oled täielikult antidepressantide vastand? Ei, Ei ole. ei, ei ole. Et oled sa nõus, et seal on, et jah, nagu sa ütlesid, et ma olen ka nõus sellega, et seda tehakse võib-olla liiga kergekäeliselt. Ja peale kaotusi, peale psühholoogilisi traumasid, vallandamisi, erinevaid selliseid šokiteraapiaid, naisterahvas, keda vägistati. Ja okei, muidugi võta mingi aeg antidepressante, aga siis hakkame vaikselt lahendama. Just. See mingi aeg ei tohiks olla kauem kui pool aastat. Ei ole vastane. Nendel on oma koht elus. Aga kui sa võtad 10 aastat ja ei suvatse lahendada, mis sul häda on, see on kurjast. Need on suhtelised. Jah, just. Kui ikkagi aju biokeemia vajab tasakaalustamist, et selles ühiskonnas toime tulla, tööl käia. Jaa, see on okei. Et samas... see abi, et sa samal ajal paralleelselt tegeled juurde põhjusega. Ja. Et sa ei peaks enam neid tablette võtma. Vaikselt tuled välja. Ja veel üks koht. Alkohoolikutele kirjutatakse ka tänapäeval antidepressante. Ma olen näinud päris häid tulemusi. Kui see töötab, siis see on okei. Ma ei saa vastane olla. Aga ikkagi see ei tohi aastaid kesta. On väga häid tulemusi. Oota, kõik ained on ju millegi jaoks inimeste kätte antud, ka tabletid, aga kui sa kurjast kasutad, siis ta ongi kuri. Et kindlasti ta on vajalik. Ma ei ütle, ei, mitte mingil juhul. Sama on ka ATH tablettidega. Ja, nad on vajalikud. Aga ärge unustage nende otsas elama ennast. Väga hea, et sa sellega siia jõudsid, kus juures ma tahtsin sinna jõuda. Et võt, tänapäeval räägitakse sellest nii palju, see ATH-d on nagu nii palju. Kust see tuleb? Mina ütlen ka, et neid on ka mitut liike. Mõni on päris, mõni on hangitud ja mõni on mugavusest, kasvatamatusest. Et ma ei tea, kuidas sellel vahet teha, aga neid on päriselt ka olemas ja on vahel vaja ravida ja ravimid on okei ja saab ostepaatiliselt ravida neid. Aga mingis osas on see inimestel mugavus. Ma võin su peale sülitada, sest ma olen ATH. Mul on laamendamine ja halvasti käitumine lubatud, sest ma olen ATH. See on kurjast. Mina kavatsen siis öelda, et vaata, tõmba ennast nüüd trimmi, kui mul see ATH väljendub, siis pead kõik kaugele hoidma. Kui sellest aru saadakse, siis see on ju teesklus. Aga kui me räägime lastest, kellel on päriselt ATH ja nad ei saa aru, kus nad on, kus nad liiguvad, mida nad teha võivad, mida nad mitte ei või teha, siis miks nad tulevad sellistele vanematele? Nad tulevad armastust õppima, tähelepanu ja armastust õpetama oma vanematele. Sest nad saavad oma telje peale tasakaalu, kas tabletiga või vanemad tulevad kohale ja hoolijatest. Aga kui see ATH tuleb täiskasvanu ikka kaasa?
Siis ta ei ole lahendanud seda. See on rahuldamata vajadused. Rahuldamata ja väljendamata vajadused. Vaata täiskasvanuna sa ei saa enam vanematele ette heites, sa pead selle armastuse endale ise leidma. Kui sa ei tegele sellega tablette võtad, siis ta nii jääbki. Kust see tuleb? Raske on öelda, kust see tuleb. Enamus ütlevad vaktsiinidest, aga mina päris seda ei usu, et ainult vaktsiinidest, et nii palju, kui mina olen elu jälginud, see hakkab üsasiseselt, kus ema ei tule lapsega kontakti ehk. Ema ei saa aru. Ta teab, et ta on rase, aga ta ei saa aru, et ta on rase. Ta elab sellist elu, nagu ta ei oleks rase. Käib trennis, tassib kaste, käib jõusaalis, käib bodypumbis. Sest ta on selle siit ära eraldanud. Ma tõin ekstreemseid näiteid, aga mõni naine lihtsalt elab, nagu ei oleks rase. Ja. Ta ei ühendu sellega, mis tema sees kasvab. Siis tulevad tehad. Siis peab ravima. Ja kui lapse ea jooksul ema ei suudagi ühenduda, siis tuleb täiskasvanuna sellega tegeleda. Jaa, võib küll olla, et mingid keemilised mõjutused on, aga ma ei oska seda siin näpuga näidata. Et jah, võib igasugustele asjadele näpuga näidata, aga ma ei ole väga kindel selles, aga neid variante, ma saadan rasedaid ka, ma olen näinud, kui ei ühendu ära sellega, et ta rase on. Ja tean küll on ju, küll ma sünnitan 9 kuu pärast. Hüppan, kargan ringi, joon, suitsetan, käin diskodel, lähen magama siis, kui tahan. Laps ka ei ühendu maailmaga ära enam. See on üks kõige lihtsamaid näiteid näiteks. Aga ta hakkab üsasiseselt pihta. Väga huvitav. Ja siis on hästi palju neid laste need kõhuvalud või see iiveldustunne kogu aeg, nagu tahaks oksendada. Kust sellised asjad tulevad? Seda on nii palju, saadatakse arstide juurde, arstid ütlevad, ei ole häda midagi. Ei leita põhjust. Me võime suurt pilti vaadata, et põhjuseks võib olla see, et mida vanemad teavad, et laps iiveldama hakkab. Mida laps peab kuulma ja nägema, et see elu teda iiveldama ajab. Miks laps peab valutama, et saada tähelepanu? Need on sellised suured pildid, aga laias laastus, ma saan aru, millest sa räägid. Sa räägid nervosaaguse düsfunktsioonist ehk uitnärvi probleem. Uitnärv tuleb kukla tagant ja kogu seede elunditest käib läbi. Kui siin on blokeering, kui kuskil seedeorganites on blokeering või on kõht löödud. Need on uitnärvi tunnused, iiveldab, kõht valutab, aga ei tea ka kus kohast kõht. Siit valutab. Puhas ostepaadi teema. Üks vastuvõtta. Siinkohal ma küsiks kohe ära, et sul on ikka vaba aegu, et saab tulla sinu juurde? Mõnel ikka on, jah. Mõnel päeval ikka on ja majas on teisi ostepaate ka. Selge. Nii, aga tulles selle juurde nüüd, ma nägin, et teil on tulemas osteopaatide päev. Ja, 28. august. Just. Mis seal toimuma hakkab? Seal on 8 erinevat loengut. Õppejõud teevad tutvustavaid loenguid. Kalev Veskimäe teeb tutvustava loengu, ta hakkab
eesti keeles öeldes haiguste vaimsete põhjuste kooliaastaga pihta, 8 moodulit. Ta teeb sellele tutvustuse, mida ta 8 mooduliga räägib. Terve talve on väga huvitav koolitus, siis Marika Sild teeb tutvustuse oma anatoomia kursusele, mis kestab ka 8 moodulit, terve talve, 2 päeva kuus. Siis on veel erinevaid, mina räägin trastidest, ehk siis kõik inimesed küsivad, et kas osteopaadid ragistavad, kas see ragistamine on vajalik ja miks kiropraktiku juures peab kord kuus ragistamas käima. Ma vastan nendele küsimustele ja siis hemoroidid on ka üks ajastu kuum teema, et sellest räägib Eliise Liivrand. Erik Ilsen räägib, mis see osteopaatia meil üldse on, Kaidi räägib meil palpatsioonist ja mängib erinevaid mänge, et kindlaks teha, kui tundlikud me ise oleme. Kõigil on võimalus temaga mängida. Tundlikkuse mänge. Ja siis külalisena on Dmitri Fuchs, kes räägib piitsatraumast ehk siis avariitraumast või järskudest kukkumistest. Mida siis teha, kuidas eneseabi anda, mida osteopaadilt oodata ja mis see kehas teeb. Vaata, tihti ütlevad inimesed, mul ei ole autoavariinud, 1-2 oli. Aga ta tegi sellise liigutuse nagu piitsaga ja see töötab ta keha, see veab seda kõveraks ja tekitab jalavalusid. Tule kuulake. Dmitri Fuchs räägib selle lahti ja ütleb, mida enda jaoks ise teha saab. Ja siis on veel mõned ajad näidis vastuvõttudele ehk siis tasuta vastuvõttud. Viimase kursuse õpilased teevad tasuta vastuvõtte, saab veel registreerida info, et osteopaat. Eelregistreerimisega on selle? Ma ei tea, palju rahvast tuleb, et võib-olla saab ka majas sedasi käigu pealt kellegi vastuvõtule, aga mõistlik on registreeruda. Et saada see võimalus. Ja. Seda tunnet proovida ja kell 5 selle päeva lõpus on siis Artjom ja Eliis teevad helirännakut ehk siis läbi helide läheme, rändame tervenduse levelile. Nad teevad kord kuus seda majas, aga siis on tasuta see. Erinevaid kogemusi, mida siin majas terve talve hakkame tegema, õpetama, looma, siis kõikidel on tutvustused. Muidugi ei saa mainimata jätta, et 15. september avame uue osteopaatia baasõppegrupi ja siis samal päeval on ka, saab vestlusele tulla ja kõike õpingute kohta küsida direktori käest. Väga hea. See kõik tundub, Sa vist kõik räägitud nüüd. See kõik tundub nii põnev. Üks asi, mis mul jäi silma, mille kohta ma tahtsin küsida. Seal samas see programmi ma vaatasin läbi ja seal oli üks selline lause, mis mind väga kõnetas. Teaduse piir ei ole tegelik piir. Teadvuse piir, jah. Teaduse piir ei ole teadvuse piir. Jah. Et kuidas sina seda mõtted lahti mõtestad? Seda peaks Pirgi käest küsima, sest Pirk räägib seda teemat, aga Pirk räägib sellest ja ta on kirjutanud ka, et teadus on Eestis rahast ja tellimusest sõltuv. Teadvus on kogemuste põhine. Ja mida räägivad ära ostetud paberid ja kogemused. Ma võtaks nii kokku. Jah, väga hästi kokku võetud. Aga kas sul on midagi veel inimestele edasi anda või kas sul on midagi, mida sa tahaks veel mingit teemat puudutada või?
võtke aega endale ja kontrollige, kas te püsite telje peal. Ja kui te ei tea, mis tähendab telje peal püsimine, siis külastage ostepaati. jah, see on väga hea lause, et võtke aega endale. See on ikkagi kõige alus. Absoluutselt. Jah. Ja kui und ei ole, sundige magama. Sundige? Kuidas? Seda on, vot, nüüd jõuame jälle võimegi vestlema rääkima jääda. Et seda on ka ju nii paljud inimesed räägivad, no ei tule und. Ahah. Vaata erinevatel põhjustel. Mõni peab liikuma, aga mõni peab paigal olema, et uni tuleks. See on personaalne. Aga vahel ma mõtlen selle all, et sundige magama, võtke või tabletti, aga te peate magama. Uni on tervise alus. Ärge võtke valuvaigiseid, ärge võtke antidepressante, sundige magama ehk eelkõige alustage unetablettidest. Päriselt. Kõige lihtsamatest piikalmist, Balderianist, kui need enam ei mõju, siis vaadake midagi muud. Aga une jaoks, et und ei ole, on päris palju põhjuseid, tuleb vaadata keha, aga tihti on hormoonid paigast ära. See on üks sagedasemaid. Hormonaaltelg on paigast ära. Ja mis seda võib põhjustada? Rasestumisvastased vahendid ja kehva seks. Kehva seks? Kas tõesti? Jah. Kui inimene üldse ei seksi, kas see tähendab, et siis... Jaa, mõnel, kellel isegi seksi mõtteid on okei. Aga kui ta mõtleb sellest kogu aeg, aga ei seksi, siis ta on unetu. No, teeme lühidalt sedasi, eks. Väga huvitav. Kõik see, mis sa mõtled. Kui sa käid ja vaatad, teed see lahe mees on ju. See on kehva lugu. Sa seda meest ei kasuta. Aga kui sa ei näe üldse mehi, see on kõik hästi. Okay. Ja siis on ka kehvasti, kui sa oled otsustanud oma soolist, et sa tahad, ihkad seda, sa ei luba endale seda, siis on ka kehvasti. Ehk siis rahuldamata vajadused. Need loovad ka psüühikahaigusi. Ilma hinnanguteta. Jah, me ikka ju väga palju Me on täna oleme läbi erinevad. käinud see, jah. Et rahuldamata vajadused. Tuleb ikkagi vaadata üle. Mida sa päriselt tahad? Just. Mida su keha päriselt vajab? Vahel on nii ka, et mõtled, et tahad seda naabrinaist, aga noh, lähene vaata. Ja sa saad aru, et see oli lihtsalt illusoorne. Tegele oma vajadustega. Vaata täpselt järgi, kas on illusoorne või sa päriselt tahad seda. Ei ole antidepressante võtta, et ma olen hulluks läinud. Mõistad? Tee seda, mis sul pähe tuli. Ja astu samm selle poole. Vaata, kas on päriselt nii, et sa tahad. Aga mis sa sellega mõtled? Et kas sa päriselt tahad seda? Et kui inimene mõtlebki, et noh, hakkabki siis mõtlema, et nii, mis on minu vajadused. Ja ta mõtleb, et mis näite tooma. No nagu sa ütlesid, äkki tal ongi mõte, et äkki ma olen bi. Ma tahan... Mine sellesse kogemusse, seda mõtlengi. Et lähed lihtsalt proovid. Mul on lihtsalt patsientid, keda ma õhutan, mine kogemusse ja ta saab aru, ei, tegelikult ma ju ei tahtnud seda. Okay. Ja ta rahuneb maha, ta ei haudu omal mingisuguseid illusoorseid mõtteid enam. Ta saab edasi elada. Jah. 10-8 on illusoorsed mõtted sellisel puhul olnud. Sellepärast ma õhutan. Kontrolliga, kas sa päriselt tahad. Päris suur number. Päris suur number. Ja sellepärast täiesti rahulikult õhutan. Astu sellesse kogemusse ja vaata, kas sa päriselt tahad seda. Millest see on?
meediast. Kõik õhud on nii jumala lahe, mehed suudlevad meestega ja naised käivad ja noh, filmides juba tuleb seda nii palju, on ju. Rohkem kui 10 aastat tagasi. Ja need vaesed telekasõltlased ongi omadega sassis, et see on kodus ikka mees ei ole seega teine, äkki ma ikkagi tahaks naist, on ju. No ja hakkavad vaaritama oma peas. Mina olen igal juhul see, kes ütleb, aga mine proovi. Tee endal selgeks, et sa päriselt tahad. Jah. Mitte ennast nende mõtetega hulluks ajada, et lähedki lihtsalt päris ellu praktikasse. Jah. Kogemus. Muidu sa mõtled tahaks, ei tahaks ja tegeled, millega? Tühjusega. Tuli idee, vii ellu. Vist tuleb siinkohal ära mainida, et ikka sõltub ideest äkki. Päris huvitavaid asju. Ja aknast alla ära hüppa, on ju. Et seda me teame kõik, millega see lõpeb, on ju. Aga kui sa tahaks, ma ei tea, naabritädile või naabrivanule plaksu tagumikule, mina küll soovitan. Kui sa ikka tahad, tee see asi ära. Jah, sõltub asjaoludest. Aknast alla ei soovita hüpata, aga noh, mingi lähenemiskatse, kogemus kogu eluks. See ei tapa ju. Jah. Aga suured tänud, et sa leidsid täna selle aja, et minuga vestelda. Ma loodan, et inimestel oli ka sama põnev kuulata sind, nagu minul oli. Ja... Ootame tagasisidet ja küsimusi. Siis võid jälle külla tulla. Jah, just. See on väga hea, teeks selle üleskutse, et kui on küsimusi. Ja kui on küsimusi, saadavad sulle ja... Just. Ja siis me räägime jälle. Just täpselt. Mina mõtlesin selle vestluse käigus, et kindlasti jääb see liiga lühikeseks. See on nii põnev sinuga vestelda. Teeme teise osa. Absoluutselt. Ma tänan sind südamest. Aitäh. Sulle ka aitäh, et sa leidsid aega mulle külla tulla. Aitäh sulle.